tere! Täna räägime 7 raha loomise alusest. Sul pole raha vaja, vaid hoopis ideed. Ja varsti jõuame sinna, kuidas sa saad selle idee välja genereerida. Viimased paar nädalat on kulgenud minu jaoks väga huvitavalt. Olen kohanud hästi palju miljonäre, nii Eesti kui ka Soome miljonäre. Ja nendega suhelnud, väga hoolikalt jälginud nende käitumist, nende ideid ja siis ma sain aru, et väga äge. See, mida need inimesed teevad, et nad on loomissagedusel, et nad on loojad, nad loovad midagi suurt, midagi võimast, mis on nendest endast suuremad. Ja nendega suheldes ma olen aru saanud, et asi ei ole mitte kunagi rahas või raha teenimises, vaid projektis, visioonis, mis kellelgi on, et mis eesmärk. Et näiteks mõni loob turvatunnet, mõni loob teistele eluasemeid, mõni loob tervist. Et oluline on see kommunikatsioon. Et kuidas me paneme üheskoos need mõtted tööle. Ja siis ma olen päris palju lugenud, kuulanud, uurinud selliste miljonäride mõtteviisist, käitumisest ja otsustasin endale ka seada eesmärgi, et ma olen järgmiseks aastaks miljonär. Ja mõnikord tundub mõni eesmärk utoopilisena ja on üks oluline asi, et on inimesi, kellel on sularahas väga palju sularaha, ehk siis ka pangakontol. Ja on inimesi, kellel on aktsiaid, kinnisvara, et need on erinevad nii-öelda rikkuse liigid ja üleüldiselt, kui arvestatakse miljonäre, siis vaadatakse nende firmade, nende kinnisvara, nende omandite ühist väärtust, sest tegelikult seda sularaha ei pea nii palju hoidma. Ja kui ma hakkasin vaatama endal seda, siis ma polegi nii kaugel sellest eesmärgist, et pean lihtsalt tegema tööd rohkem selle rahavooga, mis tuleb ja ka läheb minu juurest, eks ju. Ehk siis esimene asi, mis ma siis kirja panin, on pane omale rahaline eesmärk. Näiteks ma olen miljonär 1. augustiks 2027 või ma teenin iga kuu 10 000 eurot sulas kätte. Aga miks just eesmärk? Võtame näiteks Google Maps'i. Tahad minna Arukülla, paned sinna kirja Aruküla ja siis Maps näitab tuk, sõidad sinka-vonka sinna, siia tagasi ja siis vahepeal sõidad valesse kohta. Please turn right, please turn left. Siis vahepeal sa oled juba kuri selle navigaatori peale. Et selline kiire lugu, et kunagi oli õe sünnipäev Helsingis ja vend tuli ka sealt maakohast sünnipäevale koos oma väikse pojaga. Aga tee peal navigaator eksitas nad ära. Siis olid veel need navigaatorid, mis pandi autosse, et ei olnud need telefonid ja asjad. Ja siis vend viskas navigaatori aknast järve ja tuli oma mälu järgi kohale. Tõsi lugu, eks ju. Ja vaene pojaka tal, sest tema tuli jõudsid kohale, poeg värises, vend oli. Aga jah, et vahest võivad ka need nii-öelda eesmärgid juhtida meid karile. Aga kui me seame eesmärgi, siis meie alateadus hakkab meid suunama sinna kohta, kus me soovime jõuda. Ja see ei pea olema miljon. See võib olla, et ma soovin luua küla, ma soovin luua paradiisi aia inimestele. Ma soovin elada metsa keskel, ma soovin kolida maale. Et väga palju erinevaid võimalusi. Näiteks mu naine pani kunagi eesmärk, et ta soovib koos oma pojaga kodus kasvada, teda kodus õpetada ja peale koolis käimise ebaõnnestunud katseid ongi koduõppel. Ta sai oma soovi kätte. Vot, ehk siis sea eesmärke. Ja kui sa seda vaatad, siis all on eesmärkide seadmise õpetusvihik, et saad selle omale alla laadida, saad jätta ka annetuse selle eest. Nii, number 2.
pane raha enda eest tööle ja anna talle ülesanne. Las ta paljuneb. Jah, et hästi paljud rikkad inimesed, keda ma olen jälginud, vaadanud, neile pole tähtis see, et mis nad teenivad mingi asja pealt praegu, vaid neil on tähtis, et see raha, mis neil on, see raha paljuneks, toodaks neile tulevikus osakuid, osalust, raha, ehk siis paneb raha iseendaga paarituma. Ja raha tahab eesmärki, et kui sa näiteks muretsed, muremõtted, et mul ei ole piisavalt, ma ei saa hakkama, siis sa annad oma rahale eesmärgi, et su raha saab eesmärgi, et mind ei ole sulle piisavalt. Ma lähen ära sinu juurest, ma lähen kellegi teise juurde ja nii ongi. Ja kui sa tegelikult kuulad, siis eesmärk ei ole rahas, eks ju. Eesmärk on asjade loomises, mis sinu jaoks tähendavad midagi olulist, mis teevad seda maailma paremaks või teevad sinu enda eluolu paremaks ja nii edasi. Et kui meil kõigil on piisavalt rahakotis või ümber, siis me suudame ka anda teistele, aidata teisi. Nii, number 3, laienda oma visiooni. Räägi oma plaanidest kõikidele ja usu neisse. Et see on üks selline tore jutt, mis käib selle Elon Muski kohta. Et ta käis aastaid tänavatel ringi ja rääkis kõigile vastutulijatele oma ideedest, et minna Marsile ja siis luua tehisaru ja mis kõik mõtted tal peas olid. Rääkis kõigile, rääkis. Ja kui sa piisavalt palju räägid oma ideest, siis sa hakkab kellegiga resoneeruma ja keegi aitab selle sulle ellu viia. Või sa leiad inimesed, kes usuvad sellesse ja siis annavad oma selle mõttejõu sinna taha ja sa saad poweri, et tegelikult päriselt saavutada oma seatud eesmärke. Et see on väga lihtne ja tihti inimesed tahavad, ma varjan oma mõtteid, ma varjan oma eesmärke. Mulle öeldi, et ma ei ole piisav, ma ei julge jagada oma soovi, mida ma soovin siin maailmas näha. Aga tegelikult sa võiksid ja tegelikult sa peaksid. Isekus on see, kui sa ei jaga oma häid ideid, mis siin maailmas korda saata. Ja number 4, see ongi see isekuse teema, et tegele enese väärtustamisega. Kuidas ma saan endale meeldida? Et kui sa tead, et ma olen piisavalt hea, kui sa tead, et minu ideed on head, ma meeldin endale, siis sa julged suhelda, siis sa julged rääkida oma ideedest. Ja kui sa oled autistliku loomuga, siis sa võid ju alati kirjutada või teha videosid, kui sa ei pea teiste inimeste ees olema ja rääkida oma ideedest. Et alati leiab omale neid nii-öelda kaasseltslasi, kellega koos mingeid asju ära teha. Ja ka väga halvas mõttes on seda tehtud kahjuks. Aga meie keskendume, kuidas olla konstruktiivsed ja teha maailma paremaks kohaks. Ja paremaks on iga ühe jaoks vaja ära defineerida, et minu lapselastel oleks hea, minu lastel oleks hea, minu esiisadel, emadel oleks hea, et nemad oleksid rahul selle nii-öelda elutööga, mis ma olen teinud. Ehk siis kus kohas me hakkame seda definitsiooni seadma. Ehk siis õpi iseendale meeldima ja saa üle sellest alaväärsuskompleksist. 5. Õpi looma sissetuleku allikaid. Sea näiteks eesmärk. Mul on 13 sissetuleku allikat. Ja miks just 13? Mulle lihtsalt meeldivad esoteerilised numbrid. 1, 3 teevad kokku 4. Ehk siis see on nii-öelda uus ring, uue maailma loomis alustalad. Ehk siis mina juhindun sellisest numbrist. Ja see ei tähenda seda, et sa lood endale 13 töökohta. See tähendab seda, et sa lood 13 projekti, 13 allikat, mis kõik toodavad sulle raha. Ja see on ka selles suhtes oluline, et sa võtad ühe nagu selle eesmärgi, ühe allika, sa ehitad tema valmis. Siis sa võtad järgmise ette. See võib olla ka ühes päevas, sa tegeled 10 projektiga. Sul on kõik eesmärgistatud ära. Sa tegeled ühega, tegeled teisega ja teed ühe korraga lõpuni. Ja kui sa täna ei jõudnud kõigiga, siis sul on järgmiseks päevaks jälle see kõige tähtsam eesmärk seotud. Ja iga päev niimoodi lähed edasi. Et niimoodi sa maandad riske. Sest kui sul on üks töö, siin vallandatakse, firma läheb pankrotti, mis sa teed, otsid uue töö ja
aga hakkad näiteks investeerima oma raha. Juba 2 investeeringud loomulikult, kui sa alustad, ei pruugi sulle pikka aega midagi sisse tuua, aga see on ka üks raha kasvamise allikas. Sa näed, kuidas su raha seal paljuneb ja vahest langeb ka. Ja siis hoiad peas kinni. Ja siis saad aru, et suva, las ta olla seal. Ehk siis loo palju allikaid. Ja kuidas sa teed seda? Küsid küsimust, kuidas ma teen seda? Vot nii lihtne see ongi. Nii, number 6. Õpi asju tegema läbi firma. Et ma olen seda eluaeg näinud. Et kasvasin üles ettevõtjaga, oma isaga, kellel on autod ja kõiksugused kulutused, mis ta vähegi saab, paneb firma nimele. Näiteks ehitab maja, siis ta ostab firmale ehituskaupa sisse, müüb seda ja siis osa kaubast läheb omale maja ehitusse. Ehk siis ta proovib võimalikult palju vältida oma isikliku raha kasutamist ja proovib igat asja, mida vähegi võimalik firma raha eest kasutada ja luua. Väga lihtne, et siis sa õpid olemas sellest omanikust hoopis juht, inimene, kes juhib ressursse, kes juhib ideid ja see ei pea olema alati nii, et see on nagu üks-ühele, et kõik asjad peaks olema firma all, vaid võib sinu omandis olla näiteks sinu maja ja nii edasi, mingid asjad võivad olla, aga ei pea olema. Vot see ongi, et võimalikult palju pluss maksud vähenevad, saad 24% asjadest alla, eks ju. Väga lihtne, väga lahe. Ostad välismaalt mingit ägedat tehnikat, 24%, saad selle, teed pöördkäibe maksu ja saad sellest hinnast alla. Ehk siis kasuta oma firmat. Ja investeerides samamoodi, et tuleb firma kontole investeeringud, ei lähe maksud maha. Alles siis, kui sa välja võtad. Et asi ei ole mitte selles, et mitte raha välja võtta firmast, vaid sa saad otsustada, millal sa ta välja võtad sealt. See on sinu vastutus, sinu strateegiline plaan. Sa ei pea võtma kõik sama jäika summat. Vot ja number 7. Loo suhteid. Mine käi kohtades, kus kohtad endast jõukamaid inimesi, endast targemaid inimesi ja kuula nende ideid, kuula, mida nad räägivad, jälgi, kuidas nad käituvad, vaata, kuidas nad visioneerivad, vaata, kuidas neil pole takistusi, vaid nad näevad võimalikkust ja nad teevad selle ära, sest nad usuvad sellesse ja nad jagavad omavahel ideid. Vot see on kõige lihtsam asi üldse. Ja siis siin on 3 lisa, et muuda oma eesmärk kinnisideeks, et 3 tunnust. Et tee üks asi korraga lõpuni, nagu ma enne ütlesin, las ta olla su kinnisidee. Et näiteks eile õhtul ma panin eesmärgiks, et täna ma panen kinnisvara ostmisprojekti nii-öelda ostu nukku, et ma kinnitan selle projekti nüüd ära. Ja siis hommikul tuli kohe kõne esimese asjana, et praegu on vaja sult seda plaani, äriplaani, et kas saad selle saata, siis ma kohe hommikul tegin selle lahti, hakkasin kirjutama arvutis seda nii-öelda asjakohasemaks, et läbi kõige info, mis ma olen nüüd vahepeal saanud. Ehk siis tegin väiksed muudatused ja saatsin ta. Ja ta jõudis täpselt siis kohale, kui tuli inimene, kes on see potentsiaalne investor, tuli uksest sisse, et seda lugema. Vot, et panin eile eesmärgi ja täna hommikul oli vaja seda kohe täita. Ehk siis üks asi lõpuni ja las ta olla su kinnisidee. Ja sellest jõuame sinna, et sea omale eesmärgid igaks päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks, aastaks, 5 aastakuks, dekaadiks ja kogu eluks, isegi sajandiks, eks ju. Sea eesmärgid oma lastele. Visioneeri maailma, mida sa soovid näha nende eludes, vaata 40 põlvkonda ettepoole. Ja isegi kui sul ei ole lapsi ega lapselapsi, kui sa ei kavatse neid saada, siis mõtle, mis inimkonnale võiks pakkuda selleks pikaks ajaraamistikuks, mis on sinu see väärtus, mida sa saad praegu anda ja siis sa saad aru, mida sa tegelikult siin elus saad pakkuda. Peaks sellest tegema uue video, et see on nagu hea pikk teema. Ja number 3, laienda oma visiooni, ehk siis ülesehitus sellele eelmisele. Kui sa vaatad kaugele ette või taha, siis sa saad aru, et okei, mis on kõige tähtsamad asjad, mida ma saan praegu teha, mis on asjad, mida mina saan praegu pakkuda, mis on mulle olulised ja siis sa ei keskendu enam sellele tühjale tähjale, vaid hakkad rääkima oma visioonist, otsima koostööpartnereid ja seda ära tegema.
Ehk siis ära kahtle endas, vaid esita küsimus alati, kuidas, mismoodi ma teen oma eesmärgi ära ja saadki tehtud. Kui sulle see video meeldis, siis pane jälgi nuppu ja lae alla omale tööpihik ja nii ongi.